Tere, podcast 442 on teie ees, meil on täna külaline, täna on väga eriline episood väga mitmetel põhjustel. Esiteks, Keter Laar. Tervist. Aitäh, et tulid meie juurde. Keter Laar tuli, kust linnast sa tulid? Tartust tulin. Tartust tuli külla spetsiaalselt ja sellepärast me salvestame mis päeval? Pühapäeval on ju? Pühapäeval ja tere, mina Maarja Tallinnast. Ja just, kuigi vahepeal sa oled Keilast, et siis kui sobib, et ma ei tea. Ei vaata, siis kui on nagu olulised asjad, siis ma olen ikkagi Tallinnast, et siis ma olen suurlinna mees. Nii, miks me täna Keter Laar külas, sest et miks me üldse tahtsime teda kutsuda, sest et sel hetkel, kui Karl Jakob Hein liitus Valladolidiga, tekkis arutelu, et kes on meil need mängijad, kes on tipusmängijad, kes on kõige paremad ja kõik inimesed hakkasid need reastama ja siis tuli välja nimi Keter Laar, mis mulle näiteks üldse nagu, tunnistan ausalt, ma unustasin selle üldse ära ja selgus, et Keter Laar mängib mitmed hooajad naiste Prantsusmaa kõrgliigas, mis on nagu top. Oot. Sellest kõigest me sinuga räägimegi täna. No räägime. Super, aga äkki siuke suusoojenduseks, millega sa praegu tegeled, sa praegu ei ole tegev jalgpallur, ei treener ega midagi, millega sa tegeled? Ja, et ma olen jalgpallimaailmast päris kaugele jäänud. Hetkel olen kodus lapsega ja muidu töötan kaitseväes vormikandjana. Okei. Jah. Ägena. Nagu ma isegi ei odanud seda, et sa kaitsest, et mis see nagu tähendab, et sa osaled nagu õppustel? Ma ei saa selle vastata. Ei, tegelikult saan ikka, ma saan. Tegeb lääländu. Ma hakkasin mõtlema, kas meie podcast on see kapo küll. Vaata just hiljuti oli Pealtnägija, see oli lugu ka naissoost kaitseväelastest ja siis osade identiteet ikkagi on nagu riigisaladus, et võib sinna pole sihtida. Aga siis ma oleks maskiga ja ma ei ütleks neid sõnu praegu siin. Ei, ma tegelen, nii palju kui ma võin seda avada teemat, ma tegelen liitlastega, kes siis paiknevad Tapal enamalt meil ja mulle endale meeldib öelda, ma olen nende lapsehoidja. Et nad tulevad siia, neil on vaja erinevaid asju, väljaõpet, kuskil läbi viia ja mina olen siis see inimene, kes neid aitab. No, ma eeldan, et siis prantsuse liitlased, et sul on prantsuse keel suus, et siis on väga hea välja. On või? Jah. Vot kus see tuleb, vaata, vot kus oskused lihtsalt tulevad kasuks. Ja, aga ega ma tegelikult sinna kaitseväkke ei läinud selle mõttega tööle, et liitlastega töötada, vaid ma tahtsin missioonile minna, et nad otsisid tõlki Malisse. Et Eesti roteerus seal iga, ma ei tea, 4 kuu või 6 kuu tagant ja siis otsiti tõlki ja siis mõtlesin, et mis ma teen oma eluga, kandideerisin, väike vestlus ja siis nii ta läks. Okei, no ma mõtlen, ma valisime õige külalise, sest siin on liiga palju küsimusi, et oota, mis hetkel siis ühinesid üldse praegu? See oli 2021. Okay. Ehk siis 4... Ehk siis sel hetkel, kui sa tulid Prantsusmaalt 2020 tagasi? Ma tulin tegelikult Austraaliast 2020 tagasi. Okay. Ma tegin väikese vaheaasta, et siis 2020 sügisel tulin Eestisse tagasi ja järgmise aasta sügisel olin ma siis juba digilaiguga. Okei, arusaadav. No kuule, ma ei tea, ma saan aru, et sa ei saa väga nagu sellest laialdaselt oma tööst rääkida. No põnev, no. On, väga põnev on, mitmekülgne. Mulle meeldib, kuidas sa nagu vahetad, et sport, siis on see, siis on üldse reisimine ja tegelikult väike laps ka ilmselt ei ole kõige... See on omamoodi, see on nagu, ma arvan, väga äge, aga lihtsalt tahtsin selle vahetamise kohta öelda, et mu ema ütles ka, et näed ühest vormist teise. Nagu alguses jalkavorm, nüüd on järgmine vorm. Ta ei ole pidanud mu vorme pesema kunagi, aga jah, et siukene... No ühe elu jooksul tuleb ikka mitu elu elada. Täpselt. Aga mis see nagu jalgpallist siis eemal või kaugel tähendab, et okei, sa ei ole praegu mängija ega treener, kas sa oled nagu kursis, mis jalgpallist toimub või vaatad mänge või on täitsa nagu null? Tahad ausat vastust? Ei, no tähendab, sa valetaksid. Ma ei vaata mänge, ma ei hoia ennast väga kursis, esiteks juba lapse kõrvalt, ma arvan, et see prioriteetide nimekirjas on ta väga kaugel, ta ei olegi seal. Et tegelen oma muu eluga, võib-olla lihtsalt sellepärast ka, et seda jalgpalli sai hästi palju, et nüüd mul on lihtsalt nagu kõik need muud asjad vaja järgi teha, mida ma olen tahtnud teha ja mis võib-olla jäid tol ajal siis tegemata. Aga tead, see on nagu huvitav, rääkides vormidest, ma kohe tulen selle juurde, aitäh sulle särgi eest. See on Keter Laar, Prantsuse klubi Metsi oma just. Et kuna sa tegelikult üllatasid meid sellega, me päris täpselt ei teadnud veel midagi sellega teha, me jätame alles, võib-olla loosime, kui on huvi ja huvi avaldakse kus kommentaariumis on. Kui huvi väga ei ole, siis me jätame lihtsalt endale meeldeks, see on väga ilus särk minu meelest.
ja olge lahked. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et vaata, me oleme harjunud meeste jalgpallis nii, et sa ütlesid, et liiga palju jalgpalli, et need jalgpallurid on jalgpallis ja üldjuhul ju tegelikult jätkatakse jalgpallis, et sa võid nalja teha, et ega nad midagi muud ei oska, aga nagu see huvi ei haihtu. Sina väidad praegu täiesti vastupidist, seda oli nagu lihtsalt seda oli hommikust õhtuni. On täiesti sellised fanatte ka, kes jätkavad, eks pärast mängikarjääri, treenerina, mis iganes. Ja tegelikult ma ei välista seda ka enda puhul ja ma olen ka seda teinud, sest ma tulin tagasi Eestisse. Siis ma töötasin mõned kuud Floras, tegelesin väravahtidega. Iseenesest see on jumalast nagu äge töö, missioonitundega inimesed ja kui sulle sport meeldib, jalgpall meeldib, siis nagu sa panustadki sinna. Aga see kuidagi... Ma ei tea, see ei olnud siis võib-olla ikkagi päris see, et ma ei välista seda, et ma ei taha jalgpalli panustada, aga ma arvan, et see ei ole treeneri rollis igapäevaselt. Et kui sa hommikust õhtuni päevast päeva nagu annad trenne, siis mulle tundus see natukene võib-olla liiga rutiinne. Et üllas on küll muidugi tahta ju arendada meie järgmisi põlvkondi nii-öelda. Aga lihtsalt kuidagi ma olen siuke natuke, ma ei saa öelda püsimatu, aga ma tahan hullult vaheldust. Et ma võin anda seda trenni võib-olla 2 korda nädalas, aga siis ma tahan 3. päeval teha hoopis seda asja ja toda asja. Aga sa võiksid just nagu eliit väravahtide treener olla. Tegelikult sul mingil hetkel sul, ma ei tea, kas see praegu on, sest see kõik areneb, aga mingi hetkel sul ilmselt oli ju Eesti parim nagu naiste jalgpallis know-how kahtlemata nagu väravahtides. Ma arvan, et kogemuse põhjal, sest ma olin lihtsalt mänginud kõrgliigas ja mänginud väga tugevate naiskondade vastu ja parimate mängijate vastu kindlasti Euroopas, seal Lyon ja PSG, seal olid sellised nimed tol ajal. Ma ütlen, tol ajal kõlab nagu ma oleks mega vana, aga pluss ma olin kokku puutunud mitmete erinevate treeneritega, nende meetoditega, kuidas nad trenne läbi viisid, et mõni oli see piitsa ja prääniku tüüp ja nii edasi, eks. Et ma arvan, et mul seda pagasit on ja kui ma Florasse tulin, siis Flora praegune meeste väravahti treener Aiko Orgla, tema kutsumisel ma läksingi Florasse tööle, eks. Et ta oli ju naiste koondises ka treener. Ja oli küll. Täna ma võin öelda, et ta on mul väga hea sõber. Me teame teineteist üle 10 aasta, et ta oli naistekoondise treener, me oleme noortekoondiste juures olnud koos nii-öelda, tema on siis main guy ja siis mina nagu õppisin vaikselt seda värki kõrvalt. Ja siis kui ma Florasse läksin, siis ta selles mõttes, et usaldas mind täielikult sinna selles ametis, eks on ja ma pidin seal poistega tegelema, koos teiste, siis tol ajal oli Ats Kutter seal välja töötama, pidime sellise mingi see, kuidas siis öelda, plaani, mul ei tule enam sõnad meelde, sest ma pole sellest valdkonnast ammu rääkinud. Ja, täpselt on ju. Et tegelikult see kõik on hästi põnev ja meie need ajurünnakud ja kokkusaamised seal koosolekud olid hästi ägedad. Ja ma mõnikord Aikoga siin suhtlen ja ütlen ka, et tegelikult võiks veel mingid asjad nagu kokku panna, et see on põnev. See oli lihtsalt see, et ma elasin siin Tallinnas üksi ja oligi hommikul ärkad, nii ma hakkan trenni ette valmistama, et mul ei olnud seda muud toetavat võrgustikku väga, et sõbrad on, aga kõigil on ka oma elud, on ju. Teate, kuidas see täiskasvanute kokkusaamine on, et umbes 3 aasta pärast näeme, on ju, sest nagu lihtsalt nii raske on kokku saada. Me püüame ka tribüüni kokkusaamise teha ja nad juhtuvad ka kord pool aasta jooksul. No, eks ole, nii et siis ma tulin, et siis see võib-olla siis kuidagi võib-olla ma ise mõtlesin selle asja peale nii palju, et lõpuks mõtlesin, et ei, mul on vaja mingit muud asja ja mul oli vaja täitsa jalgast välja saada. Et võib-olla sellise tol hetkel ainuke variant nagu tõmmata ikkagi see hoog maha ja vaadata mingi teise pilguga oma elule. Aga kui Eesti naiste jalgpall oleks nagu professionaalsel tasemel, et siin oleks nagu profimängid, kas see ka võib-olla natuke mõjutaks seda enda motivatsiooni, et tahaks siin keskkonnas nagu rohkem olla, et praegu me ikkagi räägime sellest, hobispordist ikkagi küll tehakse tõsiselt trenni, või see ei ole elukutselise sport siin Eestis naiste jalgpallis. Kas treenerina siis? Ja just treenerina, et sul on ikkagi mängijad on sellised, kes käivad tööl või koolis, et nad ei saa keskenduda sul totaalselt ainult jalgpallile. Kui ma oleksin treener, siis ma tõenäoliselt ikkagi spetsialiseeruks väravahtidel, eks. Kui ma Floras nüüd olin, ma aitasin naiskonda paari treeninguga nädalas ja siis näiteks Ketriinst regin tol ajal, ta oli hästi painiku graafikuga töö, ta sai käia, me saime päeval teha mingid eraldi trenne. Et neid ei olnud küll palju, aga see oli võimalik, aga ma arvan, on raske öelda, kas ma täna tahaks täiskohal olla treenerina, aga iseenesest see võiks olla motiveerivam, sest see mängija saab sulle veel rohkem anda, et saate nagu koos leida mingeid parimaid lahendusi, sest kui sul see mängija tuleb õhtul 7:30 trenni, siis
sa ei saa tast tegelikult seda kõike kätte, noh. Ta ise võib panustada nii palju kui võimalik, aga see ei ole see nagu parim keskkond ja tingimus, et saaksid temast nagu veel parema mängija või. Et see võiks olla nagu, kui oleks tõsisem, ütleme tõsisem see jalgpall, tüdrukud on mega tõsised, lihtsalt see tugisüsteem ei ole veel piisavalt arenenud, eks. Et ta võiks olla motiveerivam, jah, aga muidugi palgad peavad ka kaasas käima. Ma mõtlen seda, et tegelikult ju kõik ei keela otseselt ju naisel olla ka nagu meeste tiimis. Ma saan aru, et see ei ole nii lihtne nii, aga teatud vanuseni nad mängivad koos ju. Sa võiksid olla vabalt ju näiteks, ma ei tea, Karl Jakob Heina treener, lihtsalt see on näite nimi. Jah, võiks, aga Floras ma olingi poiste treener, ma olin, võib-olla kui ma enda vaatevinklist ütlen, siis lihtsalt mingid füüsilised piirid nagu tulevad, sest mehed ikkagi löövad valdavas osas kõvemini palli, ja kui sa tahad mingit, ma ei tea, Igoneni või kedagi treenida, suvalised nimed, siis sa ei saa ikkagi olla mingi liiga pehme jalaga. Jah, tegelikult ju, kui sa vaatad tõesti mängueelset soojendust, siis ju uhatakse peale väravatele ja nad peavad reageerima, selles mõttes on... Kuigi mina olen näinud Eesti kõrgliigas, siis väravahtide treenerid, kes ei suuda ühtegi palli raamigi panna, et kui väravat nagu peaks tõrjuma, et ma arvan, selle ei ole vahet, kas on see naine või mees, et kui ikkagi väravahtide treener on sellisel tasemel, siis ma arvan, see midagi edasi ei viinu. Ma arvan, et tegelikult ka on see variant olemas, et treener ise ei löö ühtegi palli, vaata. Et tal on võib-olla seal, täpselt, kas tulevad varumehed, tulevad mingid ründajad, võib-olla sul on selline punt väravat, sul on mingi neli tüüpi trennis, et siis ongi, üks töötab väravast, teised saavad neid lööke harjutada. Aga siis on vajalik see, et sealt tuleks ka kvaliteeti, eks. Aga see on kõrgtasemel, see muidugi on võimalik, sest mõttes seal need väravahid on nagu sama head kui väljakumängijad põhimõtteliselt. Ühesõnaga on võimalik olla naiste, ma arvan naisena, meeste treener ka. Ma ise ei ole endas seda nagu ambitsiooni kuskilt veel üles leidnud, et ma tahaks, aga ei välista midagi, kui näiteks on naiskohtunik, kes minust mis ta nimi oli, Prantsusmaa kõrgliigat helistas ja minust oli nüüd siin viimasel suur. Ja, neid näited isegi täitsa on. Kuule, meie enda see, nüüd läks mul täitsa nimi, joonekohtunik. Karolin Kaivar. Jah, ta vist meeste, päris nagu meeste neid rahvusvaheliselt pole vilistanud, aga Premier Liigas vabalt viist, see pole mingi probleem. Okei, me jõuame kindlasti selle hetkeni uuesti, kui sa ka räägid, alustame äkki otsast peale, paneme kronoloogiliselt. Meenutame su lapsepõlve, kuidas sa jõudsid jalgpallini, mis see hetk oli ja kuidas sealt edasi sai. Mäletad sa oma esimest korda, kui sa läksid? Esimest korda konkreetselt. Ma mäletan küll, et mu isa viis mu trenni. Oota, su isa viis su trenni? Jalgpallitrenni. Ma olen Pärnust pärit. Pärnu on suur naiste jalgpalli meka või oli praegu on nagu vähe rahulikum. Tol ajal oli BJK oli ikkagi see üks tugevamaid võistkondi. Aga Pärnus inimesed tunnevad ka paljud teineteist ja mu isa teadis nende treenerit tol ajal, Jüri Saar. Ja ta viis mind trenni sinna. Ja ma olin 11, varsti 12 saamas jalgpalli mõistes päris hilja. Et tol ajal, ma ei olnud isegi jalgpalli peal mõelnud, ma ei tea, kust tal see mõte tuli. Reaalselt, ma olin enne käinud ujumistrennis aasta, ei tea, kelle mõte seega oli, ma ei mäleta sest midagi. Tantsimas, see oli mu ema värk. Käisin 3-4 aastat tantsimas ja siis ühel hetkel isa mõtles, et viiks mu jalgpallitrenni. Ma olin sportlik, aga ma ei olnud näidanud välja, et ma nüüd kuskil mingit tulnud palli taga ajaks. Ikka poistega mängid mingit vipra seal, me nimetasime vibraks. Vibra, jah. Vipra. Mängisime seda, aga nagu that's it. Ja siis ma ütlen, viis mu jalgpallitrenni. Keter, täna me läheme jalkatrennidena. Okay. Jah, okei, pops, vaata. Isa ütles mulle pärast hiljem, et mul ei vaja, et sa õpiksid teistega nagu arvestama, kuna ma olen ainuke laps. Mitte, et ma egoist oleks olnud, aga okei, thanks dad. Ma arvan, et sellest oli abi. Selles mõttes ma olen täiega team player praegu. Ja lõpuks saab seda ikka väravasse, et jah, see on täpselt. Aga see oli veel oma ette nagu sinna jõudmine. Aga BJK ja aasta oli 2011. 2001. Siis on ju mingid noortegruppi, sellised oligi nagu naistegrupp. See oli, kas see oli mingi B-klass või kuidas me seda nimetasime? Seal oli veel minu vanused ja võib-olla aasta 2 nooremad, et oli noorte tüdrukute võistkond ja me osalisime meistrikatel, mängisime poole väljaku peal ja seal oli mängi, kus me võitsime vist 42-0. Kas keegi sellest grupist ka sai pärast koondisesse? Jaa, sealt päris mitu appi viimaste seal, näiteks Perle Brant oli kaitses, eks, siis ma mõtlen,
Liivi Sõrmus oli noortekoondises ja sihuke, ütleme naistekoondises seal Piirimail, eks. Ma pean mõtlema nimed välja ja aga sealt ikka natuke tuli neid nagu. No tugev grupp, no mõtlesid, et Pärnu oligi ju arusaadav, kõik tahtsid Pärnusse saada mingi hetk. Jah, et meil oli hästi hea sinna naiskonnaga edasi nagu, meid võeti päris hästi tegelikult vastu, ma ütleks, et meil olime tihti küll alguses need pingitürukud, mis on täiesti normaalne, mina veidi kauem, sest väravahid ei saa alati oma võimalusteks. Aga see oli, ma arvan, hea keskkond nagu jalgpalli mõistes Eestis alustamiseks tüdrukule. Nii et 11-12 sa alustasid, lihtsalt läksid esimest korda trenni ja esimest korda, ma ei tea, mingis nagu täiskasvanud naiste võistkonnas. Kui kaua sul aega läks? Ma ei mäleta, kas tol ajal oli mingi reegel, et teatud vanuses võisid alles hakata naiskonna eest mängima meistriliigas. Äkki kas see võis olla mingi 14 või 15? Et ma arvan, ma võisingi kuskil seal 15 seal kuskil pingi peal olla ja võib-olla sain kuskil poolkaitses või tipuründes mängu ka mõneks minutiks, eks. Nii et 4 aastaga põhimõtteliselt ju kõrgliigasse. Esimesest trennist kõrgliigasse. Ja siis veel väljaku mängijana, eks. Aga ma praegu mõtlen tagasi nendel aegad, ma ei kujuta ette, mida ma tegin seal nagu. Tõesti see väravai roll on nagu kuidagi palju selgemalt meeles, et see väljakumängija periood. Noortes ma olin keskkaitses, eks ma seda palli paremale ja vasakule lõin. Mingit mängu ehitamist seal küll veel. Aga oskad sa mingit oma noorena trennides mingit, no ilmselt Pärnus võib-olla ei olnud nii palju huvitavaid lugusid või nii selgelt me ju teame, et poistelgi, mul oli näiteks selline treener, kes ei olnud saanud mitte midagi, ta oli lihtsalt protokolli täita põhimõtteliselt, et tema ainuks roll, et kas sul on mingit enda lapsepõlves sellist asja, et nüüd kui sa tagantjärgi mõtled ja et see ei ole okei, mis toimus? Trenni mõttes iseenesest, esiteks tuleb öelda, ma arvan, et ma tahaks uskuda, et kõik need treenerid, kelle käe all meie üldse oleme mänginud, nad on andnud alati parima endast, eks. Et teadmised on olnud nii, nagu nad on olnud. Mina nüüd teeksin võib-olla mingeid asju teisiti, et eriti kui vaadata, et ma olen täheldanud, et tehniline oskus on see, mis naiste jalgpallis, millel tuleks oluliselt rohkem tähelepanu pöörata, ideaalis veel varem, et välismaal seal hakkavad tüdrukud 5-6 aastaselt mängima nagu poisidki. Et tol ajal me ei teinud minu arvates piisavalt tehnikat, et ta oli selline pigem lihtsakoeline, aga samas sööt ja palli kontroll, see on ka oluline, aga ei pööratud võib-olla ka nii palju tähelepanu sellisele baasteadmistel nagu. Jaa, baasteadmistel, aga ka see palliga rahulikuks jäämine, samas nagu surve all mängima õppimine, et see, kui sa torbikute vahel teed nagu söötu, aga sul seda vastast nagu peale ei tule, see õpeta sind ju mängus tuleb vastane peale ja sul on paanika. Et ma arvan, selliseid asju oleks võinud oluliselt rohkem integreerida trennides, aga see oli nii ammu, tegelikult ma ju ei mäleta neid trenne, ma mäletan võib-olla sellest Pärnu ajast, ma ei tea. Ma lihtsalt mäletan trenne, aga ma ei mäleta seda sisu. Nii et võib-olla me tegime mingeid asju, aga vaata, vana mälu. No eks seda vaata, me näeme hetkel nii naiste kui meeste koondise puhulgi, et ka käesoleva aastal, et kui surve ajal keeruline meil ikkagi on nagu mängida, et see intensiivsusega me ei ole nagu kokku puutunud. Aga mul oleks selline küsimus, et sa rääkisid, et läksid trennis ja millal selline esimene mõte juba tekkis, et äkki sellest saab üldse minna elukutse? Või selleni läks aega, sest minu jaoks, ma ütlen ausalt, ärge nüüd pettuge, aga see oli esimene asi oli selline sotsiaalne mõnus tegevus lihtsalt. Sa käid seal trennis, sõbranna, päris lahe, normaalselt tuleb välja, siis mängudele sõidud jumala ägedad, küpsetan mõnusad maiust bussiteekonnaks, sööme, monš seal. Et see oli selline, kõik see muu oli seal juba nagu mõnus seal ümber, aga siis mingi hetk tuli U15 treeningkogunemine. Mina ja veel üks tüdruk, me ei saanud minna, meil passid ei kehtinud. Lätti või Leetu oli midagi. Okei, see selleks, tahvlak. Nii, siis edasi tuli, mingi turniir tuli vahele, kus siis oli teema, et väravahti pole. Ja siis Jüri Saar, sa võiks ikka minna väravasse proovida. Okei, ma lähen. Ja siis tuli normaalselt välja, siis ma okei, ma siis proovin. See ei olnud üldse mingit, tahaks täiega. Ja siis tol ajal oli Elis Meetu, oli naiskonna esindusväravaht. Ja siis tema siis õpetas, jagas oma nõuandeid veidi.
ja siis ma sain ka tema isa treeninggruppi, sest ta isa oli samal ajal poistetreener. Ja siis sealt vaikselt nagu lihtsalt hakkas meeldima rohkem ja rohkem. Aga ma arvan, et see, et ma tahaks nüüd päriselt jalgpalluriks saada, see võis tulla ka mingi esimeste koondise mängudega, et seal U19 ja siis mõtled, päris hea ja öeldakse, et oled tubli ka, no okei, on ju. Aga mul ei olnud nagu niimoodi, et ma sihin seda liigat. Ja siis ma arvan, et see suurem klikk käis ära, kui oli Keith Boonas oli naistekoondise treener, et mitte, et kuidagi Eesti treenerite arvamust pisendada, aga võib-olla seal võis olla see, et inglise treener tuli ja ütles, et mul läheb ka hästi nagu, et äkki ma ikkagi võiks mõelda selle mängija karjääri peale. Ja siis ma arvan, ma võisin siis olla, mis ta oli, pärast gümnaasiumi 19 alles mõtlesin, et tegelikult võiks ju profijalgpalluriks ka saada. Aga siis mul ei olnud jälle seda, et nüüd ma tahan saada USA parima naiskonna või sellise väravahi sarnas. Ma tahaks välismaale mingi, tahaks küll, raha võiks maksta mulle sellest, jah, päris äge. Aga vaat see teekond on nagu väga teistsugune kui poistel isegi. Poistel on lihtne, sa oled 16, oled suke hea, andekas kutt, kes tahab, saab isegi Eestis profilepingu. Ja siis vaatad, kas kunagi tiivad kannad välismaale või ei kanna. Naiste jalgpallis on see, et sa pead ikkagi tegema alguses seda töö ja kooli kõrvalt, et siis enamus mängida võib-olla 20 pluss vaatad, et äkki kuskil läheme. Just nagu need kaalukausid, ma arvan, et on siis nagu mängijatel ka ikkagi mõttekoht, kas üritada või mitte üritada. Jah, et kui ei ole just finantsiliselt sellised tingimused, et vanemad on nii, kuule, vaatan, et hea tüdruk, kolime, ma ei tea, Hispaaniasse või Inglismaale, läheb sinna akadeemiasse nagu poistel ka, eks tehakse. Et seda pigem ma arvan, kas üldse on või on väga vähe ja sellest ei ole kuulda. Samas ma ei jälgi jalgat, et minest ja. Aga, väga ei ole vist. No täpselt, et siis ongi, sa teed elad oma elukest ja sellepärast ka palju tüdrukuid ju tegelikult läheb kaotsi, sest seal on seda talenti, aga siis tuleb see tavaelu ka sisse ja siis hästi lihtne on ju seda fookust ära kaotada ja sõpradega tahaks ka aega võtta ja siis jäävadki mõned. Mulle rääkis Richard Brandwelli tunnet, et ta on ka pikalt olnud, ma vist praegu enam ei ole, aga ta on ka pikalt olnud nagu just nagu noorte tüdrukute koondistega on tulnud treener, on abitreener ja nii edasi. Et ta rääkis ka, et vaata kõigi nagu koondistega tehakse nagu, ma ei tea, kas seda nimetada arenguvestlusteks või nagu üldse räägid, suheldakse ja nii ja siis suke hästi lihtne küsimus on, et kas sa näed ennast profijalgpallurina ja mingi 1% vastab ja öelda nagu, see on umbes nagu fun ju või nagu suke, et ma ei näegi, et ma ei tea, gümnaasiumi lõpeb, ma olen, teen midagi muud. Üks asi on ka need eeskujud, et mida rohkem me neid kahjastame, siis seda rohkem see tüdruk võib hakata mõtlema, et tegelikult ma võiksin ka. Et ma arvan, et 10 aastat tagasi seda oli väga vähe. Nüüd siin Lisette Tammik on pildis olnud ja veel teised, et seda on vaja, kui me päriselt tahame, et need tüdrukud saaksid. Aga kui meil on nagu, et tore, et te mängite plikad ja see täidab meil seal reeglites selle punkti ära, et naiskond või mingi noorte tüdrukute võistkond on, aga tegelikult me ei toeta, siis me jääme siia samasse kohta. Ma arvan, me nägime tegelikult ju väga hästi seda nii-öelda välist kuvandit ja kaja, kui meil oli see noorte tüdrukute EM oli siin hiljuti, et kus tegelikult üritatakse nagu profisporti teha treenerite poolt, aga mängijad, kellest paljud tegelikult ei tahagi ju profisporti teha, nad peavad selles keskkonnas olema, siis nad reaalselt tegelikult lõpuks on pettunud ja solvunud, et nendega nagu nõutakse võib-olla rohkem, kui nad on valmis andma, et see on see suhtumise küsimus ikkagi. Täpselt, see on niisugune keeruline olukord, sest nagu sa ei taha nagu liiga teha selle mängijale, aga see mängija peab ise ka endale aru andma, kus keskkonnas ta tegelikult on, et ta on ju võtnud selle otsuse, et ma tahan ja koondises olemisega kaasneb siis see, millelt nõutakse palju ja siis kui see pärast nagu tundub talle liiga arm, samas see nagu võib-olla sort nii-öelda, kuidas öeldakse, sõelubki need terad ja sõkaldest ja eraldab välja, et kes siis on päriselt valmis nagu. Aga neid terasi on vähe, see ongi selle nii-öelda sest meid on ka nii vähe ja välismaal on see mass oluliselt suurem ja siis neid terasid kukub sealt rohkem. Just. Nüüd me tuleme sinu tagasi, et liikuda natuke kronoloogiliselt edasi. Okei, sa vaikselt hakkasid jõudma siis selle PÜK nagu põhi sinna tuumiku juurde? Ma ei ütleks, et ma sinna kunagi jõudnud oleks, et ma pigem ikkagi
väljakumängijana ma olin see tüdruk, kes seal vahetuses sisse tuli ja see on täiesti okei, sest ma ei ole mingi virtuoos palliga, eks. Ja siis, kui ma väravaiks sain, siis oli ikkagi see, et ma vaatasin Elisele väga alt üles, et ta oli minu jaoks tol hetkel parim väravaht ja selles mõttes, et ma tahaks kui üks päev nii hea olla. Ja siis loomulik on see, et treeneril on ju ikkagi meistritiitel mängus, siis ta teeb valiku selle põhjal, et näed, väravaht kannab, miks sa vahetad, eks. Mina sain neid mänge, kus oli tuubiga käisime ja ma ei saanud palligi mängus, see ei arenda mind. Seal PDK üldse mingid mängud, mis olid 24-0 olla. Ja siis oligi, ma veetsin oma mängu nagu keskringis põhimõtteliselt. Päris hull, siis küsisin, kas ma nurgalöökide ajal alla tohin minna. Ja päriselt nii oli. Ja siis kuna see koondis ikkagi motiveeris ja ma tahtsin koondis olla, siis tuligi see otsus ka, et ma liigun PDK-st edasi, et algselt läksin laenule Kalevisse. Okei. Selgita mulle sellist asja, et see Elis oli ju põhiväravaht, aga sa olid koondises koos temaga või? Jah. Et tol ajal oli veel Eneli Sarv, Marina Kõrsetskaja, Enelil oli vigastusi seljaga, et ta nagu ma ei tea, kui kursust igatahes hästi pikka kasvu ja väravata lihtsalt nagu, tal läks natuke sellega kehvasti. Ja siis olingi mina ja Elis, et ma olin koondises ka siis nii-öelda teine, kuigi oli ka hetki, kus Elis näiteks ei saanud koondisesse tulla, siis sain mina mängida, et me käisime kuskil Leedus Balti turniiril ja ma mäletan, ma olin mingi megamudane, ma võisin mingi 18 olla ja suht esimesed mängud, väärt kogemus. Minu meelest sul oligi, kas sul, ma nüüd ju eile vaatasin su 50 mängukoondises ja nii, minu meelest oligi debüüt ka Leedu vastu. Võis küll olla. Mäletad oma, kas see nagu koondise eest ikkagi mängimine on nagu midagi muud või? Jaa, on. See on... Kas sa oled selline, kes laulab ikka laulistel? Muidugi, jaa, täiega. Ei, mul... Kui ma muidu jalgpalli ei mängi, siis isegi kui ma vaatan nüüd, satun juhuslikult vaatama mingisugust koondise mängust naiste oma, siis mul võtab ikka natuke südamelt soojaks ja nagu siukene, ma ei saa öelda härdaks, aga tegelikult nagu oli äge ja emotsioon ja siuke, see on eriline. Ja Kalev oli toona, ta oli ka selline keskmik liigas või? Täiesti lõpusats tol ajal. Ma mäletan, meil oli... Ma olin 1,5 hooaega seal ja me olime... Said tööd vähemalt teha? Aga nii oligi, see eesmärk ja ma sain kõvasti seda tööd ja meil oli esimene mäng, kui ma Kalevist mängisin, oli Flora vastu. 2-0 kaotsime lõpuks, see oli väga hea tulemus. Ma mäletan, mul oli Katrin Loo, mitu korda neid 1-1 tulekuid ja me tegelikult punnisime päris hästi vastu ja lõpuks ikkagi kuskilt see värav tuleb ära. Aga see oli täiega selline, andis tuhhi juurde ja nagu, et okei, meil on nagu võimalus saada mingid punkte ikkagi, aga lõpuks me ei saanud ikkagi, me saime vist 2 viiki. Lihtsalt nagu me ei suutnud ise väravaid lüüa ja siis, kui sul on ikkagi mängust mängu meeletult seda tööd seal väravas, sealt ikka kuskilt midagi lekib. Aga see oli mega hea kool, selle pealt nagu ma arvan, ma tegin hüppe edasi ikka. Minu meelest, kui ma ei eksi, ega see Kalevist nagu üle 1 hooaja. 1,5 hooaega. Ma läksin 0,5 hooaja pealt ja siis tegin järgmise täishooaja ja siis oligi kõik läksin Florasse üle. Okei. Ja Floras oli nagu, ei olnud ju enam nagu, üldse kuidas, me räägime laenud ja värgid, siis teil ei olnud ju nagu lepinguid, selles mõttes, see oli kõik ju ikkagi omavahelised kokkulepped. Kalevis ma olin laenul. Jüri Saar ilmselt siis tahtis jätta selle variandi, et kui Elisega juhtub midagi, siis ma lähen tagasi Pärnusse. Ja olingi 1,5 hooaega laenul. Oli ka selline just kui kokkulepe, et Pärnu vastu ma ei mängi. Aga siis ma ikkagi mängisin, kui ma õigesti mäletan, sest et nagu, kui sa usaldad oma võistkonda, siis sa ei muretse selle pärast, kes sul väravas on ja selles mõttes, et ikkagi lõpuks nad mängisid ja minu teada nad võitsid ka meid. Sul oli raske ilmselt mitte võita. Ja seal veel tol ajal Nastja äkki mängis ja see oli selles mõttes. Aga jumalast head mängud, ma ütlen, tagantjärgi ma täiega hindan seda Kalevi hooaega või 1,5 hooaega. Kes seal treener oli siis? Ma tean, et Atko Väikmeri oli mingil perioodil. Ma ei mäleta, kas ta oli terve aja või oli äkki... Kuidas seal oli? Kalevis käisid õhtuti koos trennides? Jaa, ikka õhtul. Siis oli see Kalevi mega halb, see kunstmuru betoon seal. Mõnus. 10 aastat on isegi rohkem möödunud ja muutunud ei ole tegelikult ikka. Päris, jah, okei. Kui tihti tegid Kalevis mingi 4-5 korda nädalas? Ma arvan, võis olla 4 korda nädalas küll, jah.
aga nagu jätame kui väljaku kõrvale, muidu oli nagu okei tingimused, kõik oli... Iseenesest nagu jaa, ma ei kurda, meil oli varustus ja ma sain väravaid trenni, äkki Hermanson andis mulle tolla, mitte minule isiklikult, aga selles mõttes, et ma sain käia seal poiste trennis ja ma nagu ei kurda, et naiskonna peale üritati nagu panna veits effortit ja panustada. Aga see oli, mis oli üle 10 aasta tagasi. Aga sa olid sel ajal juba jõudnud koondisesse ka esimesed korrad juba, et sa ütlesid, et see oli see koht, kus sul peaks nagu mõtlema, et võiks nagu päris jalgpalli mängima hakata. Kuidas üldse sellises Kalevi-suguses naiskonnas oli, et kas oli veel neid mängijad, kes mõtlesid, et äkki keskendukski ainult jalgpallina? Tead, ma pean tunnistama, et ma väga palju ei käinud nende mängijatega läbi. Ma sain trennis hästi läbi, aga ei olnud nii, et ma päevast päeva kellegagi ninapidi koos oleks. Et ma käisin ülikoolis samal ajal ja mul oli ka Kalevisse mineku ajal ja olemise ajal oli see, et ma tegelikult töötasin nagu varustajana seal. Et võiks öelda, et ma siis olin nagu sain palka vaata mängina, tegelikult ma olin nagu varustaja, ma tegin nagu veits tööd. Eesti jalgpalliskeemid, kuidas raha. See oli noorte teenid, et nad kõik alati. Ei, ma olin jah varustaja, et käisin seal, haldasin seda värki seal, et need pluusid ja asjad saaks trükitud. Aga mul on nagu kuidagi need ununema hakanud, et ma ei mäleta, et ma nüüd oleks terve see 1,5 aastat seda tööd teinud, et kui tol ajal oli Raimo Nõu ajas seda asja seal, kui ta tahab, siis ta võib mulle kirjutada ja meelde tuletada, kuidas need asjad käisid. Aga mis see küsimus oli? Kas teised tüdrukud tahtsid ka? Ma tean, noortekoondises olid seal mõned tüdrukud küll, aga naistekoondise osas ma ei mäleta, et keegi oleks üles näidanud ambitsiooni. Vähemalt otse keegi nagu kõva häälega sellest ei rääkinud, aga sa ei tea, inimene võib kodus ikka mõelda, et tegelikult tahaks. Ja selles mõttes trennis pingutati, see ei olnud koht ka, kus tuldi trenni ja siis niisama laseme lõdva jalaga. Tüdrukud tegid täiega vaeva. Okei, aga sellisel juhul väga loogiline küsimus, sa liiksid pärast Florasse, aga minu poolt väga loogiline küsimus, et kui sul on nagu keskkond, kus olgemast ei ole väga palju juttu sellest, et kõik tahaksid tulnud profi jalgpalliteks saada, ilmselgelt tõenäoliselt su ümber ka inimesed ei olnud kogu aeg hea saa profi jalgpalluriks, ei olnud kõige paremad tingimused. Kust see nagu mõte ja energia tuli, et vaat Prantsusmaa ja üldse, kuidas see tuli nagu, sest et veits nagu taustaks neile võib-olla, kes ei tea, Prantsusmaa liiga naistes ta on samamoodi nagu meestes on ju top-liiga, aga ta on nagu veel tugevam kui meestes nagu suhteliselt, et eriti tol ajal Itaalia oli üldse mudas on ju, Hispaania ei olnud nii tugev toona ja siis oligi põhimõtteliselt Saksamaa olid väga hea liiga, Prantsusmaa ja vist Inglismaa oli ka. Hakkas ka kasvama, No aga ta hakkas alles, praegu on muidugi top. Nüüd on, ma ütleks, et Prantsusmaa on võib-olla seal juba kuskil 3.-4, et Hispaania on tõusnud. Aga toona oli tegelikult Saksamaa, Prantsusmaa olid need esimesed 2, kus Euroopas vähemalt kõik tahtnud küll USA ka, aga see on nagu eraldi maailm. Et kus see tuli üldse, nagu Eesti tüdruk läheb Prantsusmaa kõrgliigasse mängima? Ma ütlen, see on see koondise teene selles mõttes, et meil oli neid koondise kogunemisi ja regulaarseid treeninguid päris palju. Kui mitte iga nädal, siis üle nädala me saime kindlalt kokku ja reaalselt tegimegi püssi ja asju. Ja ma arvan, see hoidis ka seda fookust seal, et kui sa saad koondisega kokku võib-olla 2 korda aastas, siis oled oma klubiga seal kuskil võitled viimaste kohtade pärast muu elu, siis on lihtsam võib-olla sellelt teed kõrvale kalduda. Oota, te kohtusite koondise ikka väga tihti või? Jaa, mingi periood oli meil reaalselt, me tegime, ma arvan, see oli see ettevalmistuse periood kuskil sealt detsembrist kuni veebruari, märtsini meil oli lihtsalt nagu kõik see raske talveperiood, kus on niigi pime aeg. Kus te tegite õues või? Me tegime kuskil hallis tegime ja me tegime A. Le Coq'i sees galeriis. Nagu me praegu. Hüppenööriga lasime seal ja kõhulihased ja kõik jutud. Ja oli külm ka, aga said näha kiirelt seal märjaks. Selles mõttes oli, need olid mõnusalt rasked trennid. Käisime väljas, jooksime mingid teste ja värke seal ja iga nädal oli see mingisugune füssatest seal. Aga see aitas, ma arvan, selles mõttes. Aga see oli see periood juba, kui Kiit oli tulnud, et ta hakkas ikka seda naiste jalgpalli reformima meile. Selles mõttes küll, ta oluliselt rohkem ikka suunati sinna, et seal need füssitreenerid ja ilmselt füsioterapeutide kättesaadavus paranes ja... See oli Chelsea'sse ka vahepeal on ja? See oli enne Prantsusmaad? Jaa, ma käisin 2 korral seal, ma käisin 2011 ja 2012, kui ma eksin. Esimesel korral käisin, see oli niisugune jaanuari periood, ma käisin
lihtsalt trenni tegemas nädal aega. Järgneval aastal minuga oli ka veel Liis, Emaja ja Signi Aarna ja me käisime, ma ei saa päris testimiseks seda kutsuda, aga oleks niimoodi näiteks, et nad vaataks, kuulge, tulge, et siis oleks võinud ilmselt sealt toimida. Et me käisime Chelsea's ja ma tean, kui ma esimesel aastal käisin, ma käisin veel äkki Tottenhamis ka, aga tol ajal oli seal seda finantsi ei olnud veel naiste jalgpallis nii palju. Ja ma veel sattusin korraks Lincoln Ladiesesse ka, aga seal oli, et põhimõtteliselt, et nagu sa võiksid tulla, aga meie diil on see, et 75 naela, kui oled põhikoosseisus, 25 naela, kui oled pingil, aga pead mingi töö kõrvale leidma või nii. Mida ma teen selle... Aga palju üldse toona oli, kui sina hakkasid välismaale liikuma, palju neid klubis ja liigas üldse oli, kus tegelikult mängijatele makstigi nagu normaalsed tingimused. Praegu selle 10 aastaga on arvan, et sa oled võib-olla mõelnud ka, et oled valel 10 mänginud, et praegu saaks naiste jalgpalliga isegi nagu sellised tasemel juba täitsa, kas just rikkaks, aga ütleks, et elaks väga-väga hästi ära, et toona vist päris ikka niimoodi ei olnud. Ja isegi Prantsusmaale minnes, see võistkond, kuhu ma läksin, oli nii, et nad olid algselt amatöörid ja ta liideti siis Metsi juurde, kuna neil oli vaja ka see linnuke kirja saada, et neil on naiskond, siis nad tegid siukse koondvõistkonna ja siis legionärid meid siis nagu värvati sinna, et meie saime palka ja siis osad need, kes seal veel olid, oli ka see sama skeem, hakkad lastele trenni andma, saad seal mingi siuke poolpalgast, miinimumpalgast. Muidugi miinimumpalk seal oli veidi kõrgem kui Eestis. Aga eks need eesmise otsaklubid, need olid seal täisprofid, aga see tagumises pooles oli siuke poolamatöör, aga ikkagi mingi raha, kas või võidupreemiad, eks, ja siis näiteks mingisugused kompensatsioonide transpordi eest, kui sa sõidad kuskile trenni. Et Prantsusmaa kõrgliigas igatahes oli siukene, ütleme, pool liigat oli pool amatöör ja eesmine ots oli siis täisprof. Aga muudes ma arvan, et Saksamaal võis midagi sarnast olla. Ma kujutan ette, et seal eelmised klubid olid alati need suured klubid, kus oli raha. Aga need Lincolnid asjad, mis sa rääksid 75 naela, need olid ka tegelikult kõrgliiga võistkonnad. Ta oli kõrgliiga, aga ma nüüd ei tea, kus maal ta oma selle klubiga on ja kus nad on. Aga Chelsea, no nemad olid profid, on ju. Aga ma ei tea, mis summad seal nagu liikusid, selles mõttes meil ei räägitud sellest ja ma ise ei küsin. Igaks juhuks ei hakatud teile häid või halbu uudiseid rääkima. Aga kui ma nägin seda treeningkeskust, ma mingi, see ei ole üldse paha nagu. No see tegelikult see on ju ka tähtis, et kus sa nagu igapäevast trenni teed, see on ka juba suur asi, et sa võid saada oma 4000 €, aga pead kuskil nagu künka peal olema, siis see on ka selline, et sa hüppad korra ja su puus on läinud ja kõik. Pole kasu sellest 4000. Aga tuleb ikkagi Prantsusmaale tagasi. Nii, kuidas see juhtus? Kuidas see sulle öeldi, davai, et nüüd on esimene klubi oli Guingamp või oli Mets? Gango. Loodetavasti me seda rohkem ütlema ei pea. See esimene klubi? Ei, ma ise ka lugesin alguses Guingamp. Mingivad. See oli jälle taaskord aitäh Kihtile, selles mõttes, et temal olid need kontaktid. Ta tundis ühte agenti, kes tundis selle Gango treenerit. Ja nemad otsisid väravahti, sest neil oli just väravahti viga saanud. Ja hooajani oli jäänud vähem kui 6 aega. Ja siis, kas ma olin tol ajal Sportland Arenal olin tööl. Ja siis äkki helistas mulle, kuule, kas sa tahaksid Prantsusmaale minna testima mingi? Jaa, ikka. Ta on mingi, et ma ei tea, kõrgliiga või esiliiga, ma ei tea, ma ütlesin, no okei, vahet ei ole. Ja siis veel oli mingisugune noortekoondise üritus veel vahepeal. Ma mäletan, et me olime kuskil hotellis seal söögilauas. Et ma lähen siis järgmine nädal, davai. Ja lähen sinna ja sain teada kõrgliiga klubi. Okei. Aga ma ei olnud mingit taustauuringut väga teinud, et mis endast kujutab. Kus läksid üksi anti lennukipiletit? Jah, läksin sinna, tuldi vastu ja siis on nagu mingi bonjour ja siis nagu kõik. Ega seal seda inglise keelt Gango, ma ei tea, kaardi peal, kui te olete vaadanud. See on koht, kus kunagi ei paista päike. No põhimõtteliselt seal lihtsalt 5 kuud järjest võib saadada vihma ja rahet ja lihtsalt nagu mõnikord suvel tuleb. Siis pole ju selles sullu, et ei olnud väga drastiline üle. Jah, võib aga päris nagu lund ka ei tule, see on see vahepealne täpselt see siukene -2 või +2. Kehv suusailm. Niiske, anyway. Ja siis ta on seal Brest ja Ida-Lääs, Lääne. Kirjaga, kui teil loeb ilma kaartega veits. Loode tipus põhimõtteliselt seal nurga peal, et Atlandi ookeani ilusad tuuled tulevad ja juuksed lendlevad seal. Et sinna ma läksin, tegin selle testimise ära, aga neil oli hapuseis hooajani. Nüüd oli siis juba 2 nädalat jäänud. Ja vaata, Ida-Euroopast 1,80 m. See peaks olema kõva masin seal õhus. Et tahad meile jääda?
et ega ma päris kindel ei olnud ka nagu, mis lepingus oli, et näed, nii palju hakkad raha saama, kus ma elan, vaatame jooksvalt on ju. Tundub väga professionaalne kõik see. Jaa, aga neil oli ka ilmselt see naiskond nagu just, ütleme, nad arendasid alles seda. Aga kuidas no, sa ütlesid, et sa nagu taustuuringud, need, kes seda nii palju teadsid, et see on nagu Prantsusmaa kõrgliiga on ikkagi kõva liiga või sa isegi see teadmine sul väga ei olnud? Ma teadsin, et Prantsusmaa on kõva, aga, sest me olime koondisega mänginud Prantsusmaa vastu, aga ma ei olnud nagu vaadanud mingeid videosid kuskilt, aga nagu ma teadsin juba, et me saime vist 12-0 äkki nende käest, kaotasime koondisega, siis nad on head. Siis klubi vaatas, et kuule, see väravat isegi hoidis 20-0 ära. Et see tegelikult, ma arvan, see oli Elis äkki selles mängus või Eneli, ma ei mäleta. Tegelikult, eks ma ikka teadsin neid nimekamaid mängijaid, et kui sa käid koondise mängul ja koosolekud on sul jäävad asjad meelde, sul näidatakse klippe, aga ei olnud seda, et ma nüüd kodus vaataksin mingid Prantsuse liiga mänge nädalavahetusel. Aga tegelikult ega ju naiste liigat ilmselt ei näidatud ka. Täpselt, seda ei kajastatud. Sul ei olnudki võimalik väga tegelikult ju vaadata. Täpselt. Ma lihtsalt vaatasin, et tagant järgi kokku sa olid Prantsusmaal vist 5 aastat. Jah, 13 läksin ja 19 tulin ära, ütleme 6 aastat, aga mängijana 5 aastat. Millest vist tuli 3, sa olid kõrgliigas, on ju? Ja ma vaatasin need hooajad, kus olid, ma vaatasin lihtsalt top 10 maailma parimat naisalgpallurit, neist kogu aeg oli kas 4 või 5 olid Prantsusmaa liigast, Lyonist ja PSG-dest ja niimoodi. Et ma vaatasin lihtsalt neid mänge protokolle, et need nimed lõid sulle väravaid. Ja, Megan Rapinoe näiteks on ju USA koondisest, siis kõik Les Sommers ja kõik need Prantsuse koondise mängijad. Ja, päris sükene. Ja ütlen veel lihtsalt, ma näitan, kui tark ma olen. Esimesel hooajal see Gingo, mis sa ütlesid, sai 5. koha. Ja kuskil keskel oli. Et see on nüüd ka tegelikult päris ilmus tulemus. Ma isegi ei mäletanud, et 5. Mulle tundus, et äkki oli kuskil seal. Ma vaatasin järgi, oli 5. koht. Okei, aitäh. See väärtust üldse võistkond oli toona üldse? 12, aga huvitav. Ja me olime sellised keskmikud ja tegelikult PSG käest neile me kaotasime, aga selliste keskmike probleem on nagu ka Metsis oli sama teema. Me ei olnud üldse nagu kehvad, aga me ei suutnud väravaid ära lüüa ja sa saad mingi kehva värava kuskilt sealt poole lõpust mingi ja mängupilt on hoopis teine. Nagu see oli minu arust nagu story of our life kogu aeg. Nii, ja palju sa Gingos raha said? Miinimumpalka, mis oli tol ajal 1100 eurot kätte. Aga seal oli niimoodi, et maksti alguses tšekiga. Tšeki süsteem on, nüüd nad vist juba loobuvad sellest, aga... Täpselt mitte faksiga, see oleks ilmselt Saksamaa liiga. No põhimõtteliselt seal midagi faksiti ka, aga tšekk ja siis ma saan selle tšeki kätte ja siis sul peab pangakonto olema. Aga selleks, et seda avada, sul peab olema aadress. Aga selleks, et see, ühesõnaga selle ei surnud ring, mulle mingi, ma ei saa kontot, aga ma ei saa aadressi, ma ei saa tšekki lunastada. Okei. Lõpuks ma selle tšeki, siis nad hakkasid sullis maksma. Aga lihtsalt see on ka hea. Aga ikkagi olid need ametlikud palgateatised ja lehed olid olemas, et see ei olnud mustad kuidagi. Aga lihtsalt see tšeki süsteem, selle kaardid ära. Esmaspäeval pangakontorid on kinni, selle sain ka suht kiiresti teada, sest lähed panka ei saa. Aga sain oma pangakonto, siis mind pandi elama kuskile mingi vanema naisterahva ülemisele korrusele mingi tuba, ta üüris seda välja, seal oli veel üks tüdruk, kes üüris oma tuba. Ja siis ma vist 2 nädalat või võib-olla 6 aega elasin ja mõtlesin, teate, see ei ole nagu võimalik, sest et ma olin hästi rahulik, ma ei käinud mingi seal kuskil ringi, ma olin rahulikult, vaatasin oma mingid asju toas, ta kõnnib nii kõvasti. Ma ei kõnni nagu, siis tal olid mingi kipsist laed, ma arvan. Igatahes siis ma pean ära kolima. Üks võistkonnakaaslane tegeles kinnisvara, oli maakler, aitas mulle leida mingisuguse korteri kuskil kesklinna lähedal. Ja siis ma maksin oma selle korteri eest, ma arvan, mingi 300-400 euro üüri, ehk siis nagu peaaegu pool palgast on ja sa maksad oma elektri ja mingid asjad ja siis lõpus maksad söögi ka veel ja siis vaatad, et tuled otsotsaga kokku ja... Liigas mängib väravast. Ja ma mõtlesin, et miljonäriks ei saa. Kas see oli sellepärast, sa vahetasid klubi ka, et teisest oli mõistlikum? Ei, mitte sellepärast, lihtsalt
Iseenesest need inimesed olid nagu sõbralikud, aga ta hästi spetsiifiline piirkond Prantsusmaal. Nad ikkagi nagu veits kinnisemad, nad lihtsalt võtsid moomaks mingil hetkel, aga see oli kuidagi hooaeg oli raske, sest ma ei rääkinud keelt ja siis sa oled nagu seal, sul ei teki nagu mingid sügavamaid sidemeid nende inimestega, sa ei saa ju neist aru, nad ei saa sinust aru ja siis sa nagu lõpuks on päris üksik olla, eks. Ja sellises kohas eestlast leida edu, et ma ei tahagi, mu mõte on alati olnud see, et kui ma olen välismaal, siis ma integreerun sinna ühiskonda, mitte ei hakka oma kodumaad nagu taga nutma, vaata. Mitte ei hakka eestlasi otsima? No jaa, see ei ole ju, see ei käigi minu jaoks ei käi see sinna juurde. Ja siis see hooaeg oli nagu raske, lõpus ma olin siis pingil, teine väravat tuli tagasi. Ma ei tundnud, et ta oleks mingi megalt parem minust olnud. Meil on erinevad sellised nagu tugevused olid, aga ma arvan ikkagi, kui sa oled välismaalane, siis sinuga ollakse võib-olla natukene karmim. Sulle makstakse raha, et see muidugi seal mängiks hästi, aga tema sai ka raha, et selles mõttes ta ei olnud nagu amatöör. Aga tundsin jah, et mul oleks vaja mingit pausi, sest ma olin mänginud niimoodi, et ma olin ju mänginud Eestis teinud siis pool hooaega, läksin Prantsusmaal hooaega algas, ehk ma olin 1,5 hooaega jutti lastud, mul ei olnud mingit hingetõmbepausi olnud ja siis mul oli seesama hetk, et mul on vaja veits nagu midagi hingata välja lülitada ja ma olin juba koju sõitmas Eesti puhkus ja siis ma sain mingi kõne, et kuule, et üks klubi oleks huvitatud ja siis ma lähen testima siis, tavai. Ja siis see oligi mets, ja siis ma mingi okei, ma lähen mingi hetk läksin, ma ei mõtle, juulis või juunis käisin testimas selles mingi tavai, ma teen. See on huvitav, sest mets nagu oli, nad alles tõusid kõrgliigas. Tegelikult see on naljakas, et sa nagu tõused kõrgliigasse ja sa värbad nagu kõrgliigast ära, aga sa kutsud teda ikkagi testima. See on nagu tegelikult... Eks ikka tuleb pilk peale visata, et ja ma ütlesin, nad tegid selle võib inimestel rohkem tundma õppida. Jaa, ka seda, et võib-olla vaatad üldse ei sobi meie kollektiivi kuidagi. Aga jaa, see testimine oli, ma käisin seal, lahe oli see, et seda viis läbi siis võistkonna peatreener, kõige hullem treener nagu teadmiste poolest, keda ma olen kohanud, nagu, et ta hakkas mulle siis, tegi mul nagu väravavi trenni ja siis nagu ta nagu nõudis mult mingeid asju, mis sai nagu ma mingid, see ei ole tehniliselt õige sooritus nagu, et ma ei tea. No too mingi näide. No näide. Nii palju, kui inimesed siis väravahi ametist teavad, et kui sa palli püüad, et sa pehmendad seda lööki kätega, tema nii, pane küünarnukid rohkem kokku, siis ma panen endale maksaka siis nagu, et või kuidas ma seda rohkem kokku ja siis ma mäletan, kui ma tagasi tulin Aiko Argele, siis nägin seda mingi imiteeris seda, ma mingi ehk siis ta nagu mingi imelikke asju nagu, sest ta ei olnud ise väravaht, aga ta hakkas nagu õpetama, vaata mingi, ma mingi okei, no pole hullu, see ei ole tegelikult väravahti treener, ma ei pea temaga nii palju kokku puutuma, eks. Aga siis me tegime paar mingit tüdrukut, oli ka veel kohale aetud, seal võib-olla mingi 8 tegime sööduharjutust, söödudistantsid olid nagu no, ma ei tea, U8 lapsed teevad sellisel distantsil söötu nagu mingi, ja see ei olnud umbes, et teeme mingi tiki-takat väiksed söötud, see oli lihtsalt mingi, teeme rootu, teeme 3-meetriseid sööta, lihtsalt niisama ei olnud mingi tull tempo ja vahetame kohti ja avaneme, vaid lihtsalt mingi sööt jooksepallile järgi, siis ma mingi, no okei, on ju. Ja siis käisin klubis, seal olid hästi toredad kõik, näitasin, meil on niisugune struktuur, siin on noored poisid, siin on akadeemia, siin hakkate trenni tegema. Nojah, aga siis ma mõtlesin, okei, on mis ta on, äkki ma pean uue võimaluse andma ja siis ma ikkagi võtsin selle pakkumise vastu. Aga selle põhjal see kõlab nagu huvitavalt, et noh, nagu Ivan siin ütles, et Prantsusmaa liiga, ütleme, oli naistest toona tippliigasi. Aga sinu jutu peal see know-how seal oli tegelikult sama madal nagu Eestis. Sest see treener oli selle teisest liigast tulnud võistkonna treener. See oli üks punt, asja armastajad. Selles mõttes, et mängijad olid, neil olid tehnilised oskused olemas. Võib-olla seal oli mõni lihtsalt füüsilise poole pealt oli nõrgem. See võistkond võitis, ma arvan, just selle kamba vaimu pealt, mitte selle treeneri teadmiste poole pealt. Ja see teise liiga, esimese liiga vahe on ikkagi nagu pigem suur seal. Et, ja kuna nemad tõusid kõrgliigasse, nende enda väiksel klubil finantsiliselt ei olnud võimalust nagu seda hooaega ära mängida. FC Mets otsis endale naiskonda, pandi kokku, panustati natuke toodi ka mõned legionärid juurde, et siis saaks sellise parema koosluse, mis siis võiks ju justkui kõrgliigas. Ja ma ütlen jälle, me ei olnud üldse nagu kehvad, aga me langesime ikkagi välja minu arust sealt liigast. Te langesite? Jah, nii et... Siis tõusite tagasi? Ja, et see oli
treeneri muudatus tuli ka mingi hetk seal, aga see oli täpselt siuke, et kõik need tagumise otsa mingi 3, 4, 5 klubi, tegelikult meil on jumalast tasavägised mängud seal kohati ja siis saad jälle mingi. No ei läinud jälle hästi. Aga ikkagi, ma ei tea, see mets tased oli nagu seal täitsa mitte tipus, aga põhjas on ju, Metsi naiskond kõrgliigas. Ja, aga ikkagi võrreldes Eesti liigaga, kas näiteks Flora PRK tol ajal oleksid Metsile vastu saanud? Mis sa arvad? No ma ju peaks ütlema nüüd, et ei oleks. Ma olin nii kõrgliigas olin, aga tegelikult ma päriselt arvan ka, et ilmselt ei oleks tol ajal vastu saanud. Täna see päeva Flora, ma arvan, näiteks mängiks nende, ma arvan, võrdselt. Sest nagu sa mõtled toonase... Ei, ma mõtlen, kui nagu täna näiteks, mul on hästi sümpaatne olnud siin viimaste aastatel, ma ise olin ka natuke Floraga seotud, et Aleksandra Šibaldaeva käe all see naiskond hästi teadlikult mängis, et tolle lihtsalt ma leian ka, et meie siin Flora ja üldse PJK, see ei olnud nagu nii mitmekesine see mäng siin, et tolle aja Eesti need naiskonnad ei oleks saanud astunud täna, kui ma võtaksin selle, ma ei tea, üle-eelmise aasta Flora ja paneksin siis tolle aja Metsi naiskonna vastu, siis ma arvan, see oleks võrdne nagu olnud. Et natuke nihkes need asjad. No kas nüüd süke küsimus sulle, kas Keter-Laar tagantjärgi sa võid öelda, et sa mängisid täiesti tipus, naiste jalgpalli tipus? Ma saaksin teda siis öelda, kui ma oleksin Lyonis mänginud. Ma ei mänginud Lyonis, mängisin FC Metsis. Ma mängisin Gängos ja Gängo. Aga ma mängisin kõrgliigas, tippliigas ja ma sain iga nädalavahetus mängida nende tippmängijate vastu. Et see selles mõttes. Nii et mingis mõttes võib ju öelda, et ma alustasin natuke selle näitega, midagi nagu Karl Jakob Hein praegu on ju. Ilmselge, et Real Valladolid ei ole maailma tippklubi, aga ta saab iga nädalast mängida. Ja kas sa tundsid, et see nagu tegelikult arendab sind ära või see oli või väga ei arendanud, kui 0-7 välja võtsid? Ta ikka arendab, aga ta oli vaimselt, kui sa võtsid seal, me saime Lyoni käest kohe seal mingi 12-0 Metsiga. See oli raske nädal. Gängoga ta ei saanudki. Paarist oli 5 midagi sellist, aga Metsiga ma vaatasin, olid ikka päris kurvad tulemused. Jaa, see oli hästi kurb, sest ma ütlen, seal oli palju valest otsuseid ka mängijate valikul ja me läksime Lyoni vastu kõrge liiniga mängima nagu, ehk siis meil olid nagu torbikud taga reas ja lihtsalt mängijad jooksid läbi ja see treener ei taibanud midagi muuta, et tooks ploki allapoole. Kõrge pressiga läksime Lyoni vastu. See kõlab mulle ikka väga professionaalselt seal, kus oli. Jaa, et ei mõtle, et see... Ometigi ta oli 5 aastat seal. Ja see treener minu arust ta tegigi selle ühe hooaja pärast nagu, siis klubi vaatas, et nii päris ei saa ja siis toodi juba nagu vähe paremaid. Aga kuidas see üldse nagu tiimi kliimat ja sukust emotsiooni mõjutas, et osad mängijad saavad palka ja teised ei saa, et kas see oli üldse probleem? Ma arvan, et nende kohalike seas ikka võis natuke olla, eriti kui see välismängija ei mängi sust paremini. Et seal võis olla neid, ma arvan, see kohalikest pool sai mingisugust raha, et nad said seal võib-olla 300–600 eurot kuus ja käisid oma tööl. Et, ja mõned, mina sain nagu nendega hästi läbi, aga ma mäletan, et nad rääkisid ka mulle, et meil oli üks Kameruni mängija, kes oli kogu aeg vigastatud ja väga vähe mängis ja kui ta mängis, siis ta tegi ka mingi kalasid. Ja siis need kohalikud olid mingi täitsa lõpp nagu, et mis mõttes tema saab mingi 1000 midagi ja tegelikult natuke ikka oli seda kadedust. Aga mis selle loogika üldse on, et miks siis ta võeti välismaalasi, mis näiteks kohalikele makstud, kas kohalikud tahtsid rohkem raha saada? Ma ei usu, ma arvan, et see, kes meil värbas või siis see direktor, ta arvas, et meil on nüüd nimed siin Kameruni koondise mängija mingi ja talle tuleb, ja ega see mängija ei olnud loll ka, ta oskas küsida seda raha, et ja talle leping oli tehtud, maksta tuli ja paar hooaega minu arust oli ta seal, et kohalikud, ma arvan, et seal hästi palju naiste jalgpallis seisab selle taga, et me ei oska ja ei julge küsida ka seda raha. Ennast panen ka sinna patta, et liiga naiivsed ja siuksed, mis mina. Ega mingit agenti ju ei ole, ütleme, sellisel ajal eriti vist ei olnud. Osadel mängijatel olid ja osadel olid ja nemad küsisid ja eriti ma mäletan, ma olin, kuidas öelda, minu arust nagu, kuidas mängija saab olla jultumust küsida, me langeme liigast välja ja ta läks veel sinna, et ma tahaks raha juurde saada, siis ma mingi, ja see oli veel pool hooaega vigane, et nagu
mis mõttes? Loll on see, kes ei küsi. No, aga täpselt tegelikult nii on ja ma arvan, et paljud mängijad on väga alamakstud selles mõttes, et nad ei küsigi. Teevad orjatööd nii-öelda, orjatööd. Aga sul seda ei olnud kunagi, et vaat nüüd ma olen siin, käin koos 5. klubis, et kui ma tegelikult ju võiks teeks 1-2 sammu veel ja Lyon on siin samas. Ma arvan, et ei olnud sul seda ambitsiooni? Võis, pigem see mõte oli selline hägusem, et tal ei olnud et kindlalt, et nüüd Lyon, et pigem oli see, et tahaks kõrgemal võib-olla veel mängida. Aga ma ei ole ka lõpuni veendunud, kas see oli päris minu enda siiras soov, sest ma tulen tagasi selle juurde, et algselt see jalgpall oli selline sotsiaalne tegevus mu jaoks ja see kuidagi oli õnnelike juhuste kokku langemine, et ma sain järjest niimoodi koondis ja no okei, see mõttes, et see tuleb ikkagi välja teenida, aga lihtsalt mingil hetkel tuleb piir ette, et sain siis välismaale ja väljastpoolt natuke tuli ka, et äge ja et sa oled seal ja siis mõtled, et on jah, tegelikult äge, aga ma ei ole päris kindel, kas minus on seda üldse, et minna nii kõrgele, et see enesekindlus ilmselt tuli seal mingi hetk. Kas sa tundsid ise ka, et oled nagu ma ei tea, kas mõnele, aga nagu Eesti tüdrukutele eeskujuks sel hetkel või ma ei tea? Jaa, ma sain sellest ka konkreetselt nagu, seal olid märgid näiteks, et ma mäletan, ma olin noortekoondise treener ja siis seal oli Ketriin, siis tegin tervitused Ketriin sulle, et tol hetkel tema oli alustanud alles väravahend, oli väljakumängija. Ma andsin, ta mulle seda lugu ise rääkinud ka, ma andsin talle oma mingid kindad ja siis ta oli mingi, nüüd on ühel päeval Ketriga koondises ja me olimegi mingil hetkel koos koondises, et oli küll nagu natukene sellist ja see oli äge tunne, kui sa saad niimoodi olla mingi kellegi eeskujuks ja siis laps ja siis tüdruk tuleb su juurde mingi, kuule, kas ma saaks autogrammi sult ja see oli äge. Kas ühesõnaga, ja põhimõtteliselt võib ju öelda, et kui sa Prantsusmaalt lahkusid, kohe tulen selle juurde tagasi, et siis tegelikult ju karjäär hakkaski nagu siuke mängija karjäär hakkaski läbi saama sellega. Ma tegelikult ju viimane aasta Prantsusmaal olin, mul oli küll litsents, aga ma olin treeneri rollis 99,9%, et mulle tehti see litsents selle mõttega, et kui naiskonnast keegi saab viga, aga tegelikult ma andsin ise naiskonna väravahtidele trenni, et aeg-ajalt nagu tegin kaasa ka trenni ise nendega, aga pigem mul oli seal väikeste võistkonnad ja kõik need asjad, et see 2018 jäi mu nagu viimaseks hooaeg seal. Et koondisest oli sul ka mingi 2000 see võis ka olla 8. Midagi sellist jah, et mäletad oma viimast mängu oli kurb meil ka? Kahjuks mäletan. See mäng ei olnud viimane sellepärast, et ma nüüd otsustasin, et nüüd ma teen lõpparve, et see oli selline raske periood oli, sest mul oli klubis hästi suur koormus just treeneri asjadega, läbisin ka treeneri koolitust ja siis käisin mängudel ja kõik need asjad kokku, pluss mingid vigastused hakkasid vaikselt tulema ja kui sul on niisugune väike asi, mis sind kogu aeg häirib, siis see tõmbab ka moti alla. Ja koondises oli tol hetkel Jarmo tuli, Matikainen tuli treeneriks. Ma ei olnud taga nagu põhimõtteliselt üldse kokku puutunud, meili teel natukene ja mulle jäi halb tunne nendest koondisimängudest. Nii palju, kui ma kokku puutusin. Tema käe all? Jaa, kuidagi ei olnud nii nagu, kuna ma ise olin nagu mängijana kehvas kohas, mul olid suured enesekindluse probleemid ja sellest ei osanud nagu hästi välja tulla või ei osanud sellega tegeleda, siis koondis oli tegelikult alati see koht olnud, kus mul nagu läks paremaks kuidagi enesetunne ja siis, aga sel ajal nagu ei läinud, et ju neid asju oli nii palju mu peas keerlemas ja ma mäletan, et see, ma arvan, mu viimane mäng võis olla Maltal. Ja ma mäletan sinna mängule minek oli niimoodi, et mingi lend jäi ära. Ma jõudsin mängule teised väljakul sooja tegemas. Ma ei ole kindel, kas ma olin põhikoosseisus või ma läksin vahetusest, ma mäletan. Minu meelest sa mängisid poole. Ma mängisin poole, aga kui ta pidi. Sind pandi teisel poolel peale. Okei, täpselt. Ehk siis ma ei olnud saanud üldse kuidagi sisse elada ja ma puutusin Nats Kutteriga treenerina esimest korda seal kokku. Ehk siis ma sain minu jaoks väravahina mulle hästi oluline mingisugused sellised rutiinid ja ma arvan, et see on paljudel väravahtidel ja me ei olnud saanud rääkida nendest asjadest ja siis sa teed mingid neid asju ja sa ei ole üldse nagu selles keskkonnas, kuigi ma arvan, võib-olla tippmängija taset näitab ka see, kuidas ta suudab kohaneda, aga seda kõik oli hästi palju korraga, kõik need hilinemised ja ruttu riidesse värki nüüd mängu on ja ma mäletan, see mäng läks jumalast võssa mul ja ma olen alati hästi enesekriitiline olnud ja ma tegin seal mingisuguse apsaka ja ma olin
ma olin löödud pärast seda mängu, ma olin nii nagu kuidagi, sest mul olid juba mingi aeg keerlenud peas need mõtted, et kaua ma veel mängin, aga kui sa saad veel siukse põntsu sinna juurde, siis oli mingi, ja ma arvan, pärast seda ma andsin ka nagu mõista. Ja me olime juba Armoga varasemalt ja rääkinud, olin öelnud, et ma ei ole kindel, kaua ma veel jätkan. Sealt tuli ka see signaal, et kui ma alustan muud tsüklit, oleks ikkagi vaja, et sa commitid nii-öelda tsükli jaoks, et kui ei, siis sinust oleks muidugi abi, et sa oled eeskujuks ja kõik need mõtted mu peas ja siis veel see kehv mäng sinna otsa ja siis mul oli mingi, aitab. Ma pean nagu pidurit tõmbama, et Okei, ehk siis see naljakas see otsus tuli pärast mängu, mitte vaata, tihti on see, et see võis olla kuskil juba otsuse varem ka tehtud, aga siis kui see veel mäng sinna kirsiks tordil oli, siis ma olin mingi I'm done, aga samas oli hullult kurb, sest koondis, ma enne andsin ka mõista sain nagu midagi erilist ja ma ei mõelnud kunagi, et ma lõpetan niimoodi koondise karjääri ja tegelikult ma ütlen ausalt, ma tol hetkel veel ei mõelnud, et ma ei saanud ilmselt aru, et ma nüüd päriselt ära lõpetan. Vaata emotsionaalselt on muidugi see väga suur asi, üldse koondist esindada, aga ega tegelikult seda eduelamust ka seal koondises tuli ikka väga-väga harva, et ilmselt ka see mingil määral mõjutas. Ja, aga samas see koondis, mul on seal, olin mitu head sõbrannat ja see kokkusaamine andis täiega energiat juurde, et isegi kui meil oli koos raske ja muidugi nagu jälle mingi kaotus ja isegi mõnikord mingi napp kaotus aga ikkagi vaatamata sellele see oli ikka siukene pigem positiivne energia minu jaoks, sest kui ma olin välismaal ära ise, eemal kõikidest lähedastest ja kuigi seal oli ka toredad inimesed ja hakkas tekkima selline väike nagu punt inimesi, keda ma sain usaldada, siis oma inimene on ikkagi oma inimene. Ja kuna klubis oli raske, need pigastused, palju tööd, siis ja sellega ei osanud toime tulla, siis ikkagi minu jaoks oli koondis natuke siuke hingetõmbe koht. Et ma tean, et võib-olla Eesti mängijad, kes siin kohalikus liigas olid ja koondisest tuli ka siukest võib-olla negatiivset energiat, siis võib-olla nemad kogesid teistmoodi seda. Me jõudsimegi karjääri lõppu, vaata, siuke tunnine journey. On sul siis, ma ei tea, et see kõik kokku võtta, kuidas võtaksid siis enda karjääri lõpuks kokku? Ma ei tea, hästi imelik on öelda, aga lühidalt kokku võttes. Ja seda on lühidalt hea kokku võtta. Ei, aga tegelikult on vägev sõit oli. Ja ma ei ole ju lahkumismängu veel teinud tegelikult, ja ma viskan väikse mõtte õhku. Viiene mänguga ei saa vist, kui näitas 75 on vist. Aga jaa. Sul on vaja 25 mängu genereerida kuskil. Tegelikult ma arvan, minus oleks võinud olla mingist nurgast vaadates veel mõni hooaeg sees ja väravaid ju saavad küpsemaks tegelikult veidi varem või hiljem, et ma oleks võinud mängida, aga tol hetkel need otsused tundusid õigeteks, et see vigastused, mis hakkasid segama ja soov võib-olla midagi muud kogeda ja elus veel midagi muud teha. Et tol hetkel ma ütlen, et ma kuulasin oma südant. Praegu ma tagantjärgi ütlen, et ilmselt kuulasin oma südant ja see oli õige nagu, aga sõit oli hea ja selles mõttes kuskil hinges on soov midagi tagasi anda, ma ei ole veel välja mõelnud, et mis see vorm peaks olema, et see treeneri amet, ma tegin seda ka Prantsusmaal paralleelselt mängimisega ja sain hulganisti kogemusi, et tegelikult see on hästi tänuväärne tegevus, aga lihtsalt tuleme siia podcasti alguse juurde tagasi, et see ei saa olla see mu ainus asi, vähemalt praeguses eluetapis, aga et see karjääri nagu paneks siukese tugev 4 nagu indeks, et ma arvan natuke jäi midagi, suures osas pigem need hüpped jäid vaimse poole taha ja ma arvan, et oleks sellega osanud paremini toime tulla, oleks võib-olla veel grammikese kõrgemale jõudnud. No tegelikult pole viga. Ma arvan, et naiste jalgpallis on vähest üldse jõudnud sinna. Nagu nii kauge ja nii kaua ka olnud nii kõrgel. Mul on nüüd kuna sa oled meie külas, ma pean selle küsimuse käsitlema, et nimeta mulle üks asi, mida tehes või mida muutes, mis iganes me parandaksid Eesti naiste jalgpalli. Ma mõtlengi praegu, et kuna ma ei ole ju kursis täpselt, kui palju midagi panustatakse. Kas või selle järgi võtta, mis viimati sa nägid? Ma ise olen veendunud selles, et esiteks tüdrukut tuleb parem trenni saada ja tuleb panna tehnikale rõhku. Ja see ei ole lihtsalt see, et ma teen vastu seina mingit, seal on vaja kombineerida nagu kuidagi rohkem seda enda
paiknemisväljakul, ehk siis kuidas sa nagu ennast tajud, kuhu sul on võimalus võib-olla liikuda, neid kõiki asju saab tegelikult maast madalast kuidagi väikeste mängudega õpetada. Et ma arvan, et tehnika on põhiteema, füüsi annab alati treenida selles mõttes ja füüsiliselt meie naised on täpselt sama kiired ja võimekad kui ka Prantsuse, Inglise ja Hispaania naised. Lihtsalt meil jääb puudu sellest kahju, et mehed ei ole. Naised on aga mehed. No tegelikult mehed on ka alati sündides vähemalt. Sündides, me oleme kõik ju tabula rasa valged lehed, eks. Aga lihtsalt, et me jääme otsuste vastuvõtmises ja tehnikas alla ja et seda toetada on vaja, et need treeningud oleksid kuidagi rohkem siis orienteeritud selle arendamisele ja muidugi oleks vaja tüdrukutel ka raskemaid mänge, seda on aastaid räägitud, et meil on liiga tase lihtsalt ei võimalda sellist kiiremat arengut, kui sul on paar võistkonda, kes on tugevad ja siis neile ei paku see piisavalt väljakutset, eks. Et meil on vaja, ma saan aru, et Balti liiga on toimiv ja siis klubid saavad käia veidi sõprusmänge tegemas, aga need on ju käputäis mänge hooaja peal. Et oleks vaja saada rohkem seda mingit rasket, keerulist vastast, kus sa pead oma neid ajurakke natuke rohkem pingutama. Mul endal on tead küll ainult traditsioonilised küsimused jäänud. Ma ühe küsimuse küsiks, ma tuleks natuke veel sellega seoses Prantsusmaalt tagasi, et kas sa oled nagu üldse tundnud ennast kunagi ka avalikulu tegelasena, et kui me praegu tõesti räägime sellest, et naistega tippmänge vaatab juba mitukümmend 000 inimest, et kuidas üldse toona sellega oli, et palju üldse pealtvaatajaid seal oli ja palju seda tähelepanu üldse Prantsusmaal naiste jalgpalli oli? Seal oli nii, et need, kes jalgpallist huvituvad ja naiste jalgpallist, siis nad teavad, kes sa oled, et meil korraldati koos meeskonnaga näiteks autogrammide jagamisi ja sinna tuli väga palju inimesi, aga niimoodi, et ma nüüd tänaval kõnnin, et ära tuntakse, seda ei olnud, et meie see metsivõistkond ei olnud, siis see Lyoni mängijad kindlasti tuntakse ära nagu, aga mänge käis vaatamas, suuremaid mänge, seal oli ikkagi 3-4 tuhat inimest, just need Lyoni mängud. Väiksemad mängud oli siukene 400-500, mis on Eesti mõistes ikkagi nagu korralik. Et Prantsusmaal on ka hästi suur roll sellisel kogukonnal, mis võistkonna ümber tekib. Et siin ka arendatakse seda samamoodi, see on väga äge. Ja siis ongi noorte võistkondade juurde on kaasatud näiteks mingid lapsevanemaid, eks, ja kõik need ju toovad seal kaasa oma mingid õed ja vennad ja sugulased ja siis niimoodi vaikselt nagu hakkavadki seal mängudel käima ja siis nad hakkavad sind ära tundma. Sa oled mu selle, ma ei tea, mingi poja, tütre treener või mängija, et just see kogukonna teema, eriti väikeste klubide juures. Suurte juures on nagu pigem see, et kui sa oled tuntud, siis sind tuntakse ära. Mõtleb, tegelikult mängis ju 3000-4000 inimese ees, et meil ju Eesti Premium-liigas mehed ei mängigi praegu aastal 2025. Et ma usun, et praegu naiste seda liigat Prantsusmaal vaadatakse veel rohkem, eriti neid tippmänge. No seal ilmselt tuldigi enamjaolt ka Lyoni mängijaid vaatama. Aga see on reaalsus. Nad olid seal. Täpselt. Jõuame finiši juurde. Meil on 2 küsimust, üks väga lühike, teine on pigem oleneb sinust. Okay. Esimene küsimus on see, et kui vana sa olid aasta 2007? 2007, kui vana sa olid? Ma võisin olla 17. Ja aastal 2029, kui vanaks sa saad? Mis aasta praegu on? 2025. Ma saan siis 40. Okei. Ja nüüd on lõpp-viimane küsimus. Me anname igal külalisele võimaluse vaba mikrofoni nii-öelda. Meid kuulavad jalgpallifännid, spordisõbrad ja nii edasi. Mida sa tahaksid lõpuks lihtsalt öelda, see pärand meie podcastis, mis iganes sa tahad öelda? Seda oleks pidanud mulle ütlema, et ma valmistan kodus ette. See on keeruline küsimus. Selles mõttes, et mängu oluline on, vist ma arvan, ma lihtsalt toon paralleeli endaga, ei tohi ära kaduda see mingi mängu nautimine ja siis, kui me naudime mängu, siis me oleme võimelised palju suuremateks asjadeks. See on siis mängijatele suunatud. Ja need, kes mängid vaatavad, siis olge nagu toetavad. Et selles mõttes täiega lihtne on mingi maha teha inimesi, kui nad eksivad, aga tegelikult mõelge, kuidas te saate võib-olla aidata, et äkki saate teiegi abiga kuidagi ulatada, et mängija saaks sammukese edasi teha. Vot, väga ilus ju. Keter, suurepärane. Aitäh sulle, et tulid. Sul vist nüüd varsti tuleb rong tagasi Tartusse. Et ei ole nagu, kas meil on üldse keegi teisest linnast spetsiaalselt meie podcasti jaoks tulnud? Ma arvan, et sa oled üks esimesi, kui mitte esimene. Ma just tulin Keilast rongiga. Läheb arvesse. Ja see on pool punkti läheb selle eest. Et loodame
loodame, et oled, noh, kindlasti sa olid paljudele tüdrukutele eeskujuks, loodame, et mõni siit kuulab, mõtleb, et ei, ma pean ikkagi jätkama. Tuleb proovida. Selles mõttes, et koju saab alati tulla ju. Jah, vot see on minu moto. Super, teiega olid Ivan, Maarja ja fantastiline Keter Laar. Aitäh! Ja aitäh!